siit Granadast Sierra Nevada mäejalamilt. Mul on väga kahju, et ma ei saa täna õhtul teiega seal olla koos ja arutada ja mõelda ja rääkida Eesti riigi mõtte üle. Kuid selleks me elame 21. sajandis ja meil on kõik need võimalused, et vähemalt mõttes ja hinges seal kohal olla. Ja teie näete seda videot siis 5. märtsi õhtul. Samuti ma tahtsin enne, kui ma väikese kokkuvõtte teen oma esseest, tänada Eesti Kultuurikoda väga hea esseekonkursi idee pärast ja loomulikult sellepärast, et ta meid kõiki pärjas suurepärase au ja kuulsusega. Nii et suur tänu ja suur tänu mind kuulamast ja läheme siis teemasse. Minu essee pealkiri on Kui me ei räägi armastusest, pole see riik mulle. Ja ilmselt olete te kõik seda juba lugenud või vähemalt midagi kuulnud sellest, aga ma siis teen lühikokkuvõtte, et teile meelde tuletada, millest ma kirjutasin ja mida mina oluliseks pidasin. Enne kui ma hakkasin üldse selle mõtte peale nii-öelda mõtlema, siis loomulikult on võimalik tuhandeid viise, tuhandeid mõtteid, tuhandeid lähenemismaneere, kuidas Eesti riigi mõtte üle arutleda, kuidas teda mõtestada, kuidas temast üldse rääkida. Ja kui ma muudkui kaevasin, siis ma jõudsin selleni, et tegelikult millest ma väga tahan rääkida, on armastusest. Ja see on üks teema, mis on tukslenud ikka juba pikemat aega minus kui eestlases ja nüüd juba siis pikemat aega välismaal elavas eestlases. Nii et ma mõtlesin, et ma siis räägin armastusest ja nii minu esseega algas, mida ma tegelikult tahan, mida ma väga tahan, on rääkida armastusest. Kuulutada nagu just pühapäeval ameti maha pannud Uruguay endine president José Mujica, kes teatas kord oma parteikaaslastele pärast pikka tööpäeva parlamendis. Kui olete noored, andke aega armastusele. Kui olete veteranid, andke aega sõprusele. Raisake aega asjadele, mis ei too sisse raha, aga kingivad teile eluisu. Mitte sugugi kõik ei pea käima läbi kassaaparaadi, sest ühel hetkel jõuab kätte aeg, mil te olete vanad ja väsinud ning peate tegema kokkuvõtte ja siis küsite, mille jaoks ma elasin? Mille jaoks me elame? Ma ei kujuta ette mitte ühtegi Eesti poliitikut midagi sarnast oma kolleegidelt küsimas. Ma ei kujuta ette kedagi neist isegi kasutavas sõna armastus muus kontekstis kui patriotism. Kuid see ei lähe arvesse, sest Isamaa armastus, nii nagu meile seda on õpetatud, jutustab kõigest muust peale armastuse. Ta jutustab kohustustest, ta jutustab nõudest, kuid peamiselt siiski surmast. Mu Isamaa on minu arm, ei teda jäta ma. Ja peaksin 100 surma, ma seepärast surema. Põrutab laul ja see on see, mida meilt oodatakse. Olla valmis surema riigi eest, aga see ei ole armastus. Armastus on suur sõna, ent Eestis kuuleb seda sõna väga harva, eriti ajalehe poliitika külgedel või parlamendis. Nii me siis räägime hoopis Venemaast ja haldusreformist ja majanduskasvust, jutustame rahvusvärvidest ja seenel käimisest ning muidugi suitsupääsukestest, aga me ei räägi armastusest, nagu me ei räägi ihast ega hingest ega ihust. Kodumaa muld ja isamaja kõlavad samuti iga kord, kui kurdame sündide arvu vähesuse üle ja tõusva emigratsiooni üle. Ning pidupäeva kõnedes rõhutame me sõnu nagu perekond, kodu, vaev või hool, aga meie huuled ei ütle armastus. See sõna on meie jaoks liiga raske. Tee tööd, siis tuleb ka armastus, kirjutas ühel päeval Tammsaare ja me kõik vajusime pisut rohkem küüru, pisut rohkem sissepoole. Mõtlesin, et oleks kirjanik ärganud paremas tujus, muutnud sõnade järjekorda ning voolinud igavik hoopis fraasi armasta, siis tuleb ka töö. Oleksime me ehk rahvana palju rõõmsamad. Võib-olla oleks isegi Nokia sündinud siin. Kuid kireta, armastuseta on intelligentsus töövõimetu. Surmtõsiselt ja aeglaselt jutustame me endale surmtõsisest eestlusest. Need ühed ja samad pildid, ühed ja samad sümbolid ja teadmised, päevast päeva, aastast aastaste. Meie eestlased ei räägi armastusest ja harjumusel on narkootiline mõju. Ei
Eesti ja tema mõtte üle arutlemine kulbeb väga kindlas kokkulepitud raamistikus, vältides ja taunides liigset kõrvalekallet. Mõte ja sõna on mõte. Saab tegutseda vaid teadaoleva piires. Ruumis, mille ta enda ümber loob ja Eesti riigi mõtestamisruum on väga piiratud. Oleme suveniirriik ja sellisena pole meil õhku. Siin ei saa enam vabalt hingata. Siin on kitsas, siin on pime, siin on väsitav. Ja see on nii, torkas mulle kord aias õunu korjates pähe. Vähemalt osaliselt, vähemalt hetkel, sest siin pole sõnagi armastusest. Meie kultuur, mis eelistab, ülistab, edendab hullumiseni meie tehnoloogilist palet, takistab vaimsuse, armastuse laiemat, sügavamat, mitmekesisemat arengut. Armastus ja ma muudkui räägiks armastusest. Kogu läbitungimatu osa inimesest varjab seeläbi ratsionaalsuse taha ja see lämmatab meid, sest me teame, et me kõik ometi teame, et rahale allutatud inimeksistents on armetu, külm ja tühi. Seega ei piisa, ei saagi piisata ainult meie riigi majanduslikust päästmisest, Nokia leidmisest, numbrite tasakaalustamisest, luuredroonidega varustamisest. Tunduvalt olulisem on vabastada meid, meie loomingulisest vaesusest, meie õpitud suutmatusest tunda elust rõõmu, meie oskamatusest armastada vabaduses. Ega riigi mõttest rääkimiseks nagu elamisekski pole vaja järgida kindlat korda. Pole olemas õiget viisi ja pealegi, nõukogude lastena me ju ometi teame seda väga hästi, on reeglid selleks, et neid murda. Muidugi peame silmas teatud reegleid, teatud ajahetkel, teatud kontekstis. Kuid milliseid täpselt ja mis tingimustes on selguse nõudjale väga keeruline selgitada, sest see on puhtalt tunnetuse, intuitsiooni küsimus. Ühel hetkel sa lihtsalt tead. Siinkohal ma ka kõhklesin pisut, et kas antust suunas üldse jätkata, sest intuitsioonist me ka ei räägi. Eriti poliitilistest aruteludes. Ratsionaalsete olenditena arvame vajavat riigi olemusele mõeldes selgust, kindlaid piire, loogikat, turvalist lähenemist. Selgus aga on vaid intellektuaalne nõue. Ei midagi enamat, aga ka midagi vähemat. Ainult, et selle kõige kõrval, enne ja pärast, tuleb meil veel ka elada. Ja see on juba midagi muud. Taoline tõrkumine on muidugi iseenesest väga mõistetav, sest tunnetus paistab paberil liiga segase ettearvatamatu ja seetõttu usaldamatu nähtusena. Ja me teame, et alati on intuitsiooni ja armastuse tegelik kogemus hoopis teissugune kui nende idee, teoreetiline arusaam, mis nad olema peaksid. Vene matemaatika geenius Grigori Perelman, teda ajas nooremana hulluse äärele mitte tõsiasi, et maailm on ebatäiuslik, vaid see, et ka matemaatikute maailm seda on. Aga elul on juba kord see komme pudeneda nende sõrmede vahelt, kes püüavad teda kontrollida, kategoriseerida, reeglipärastada, sest elu on midagi muud. Meie aga pelgame seda teadmatust ja mõõtmatust ja me surume nii armastusega kui ka intuitsiooni hoopis privaatsfääri, sinna kooselu ja eriti naiste hinge kinniste uste taha. Millekski teisejärguliseks. Nagu isiklik polekski poliitiline. Nagu me polekski palju rohkemat kui meie mõistus, meie elukoht, meie keel ja meie rahvuspass. Me lahutame ratsionaalsuse emotsioonidest. Kuigi see on võimatu, see on lootusetu katse. Simone Weil ütles, kui ratsionalism tähendab mõelda, et mõistus on ainuke vahend, siis hea küll. Kui see tähendab aga arvata, et sellest piisab, on see lollus. Sest me oleme ka sellised, me oleme emotsionaalsed. Armastusest rõhutute ja väljajätute vastu kui poliitilisest armastusest räägib pikad filosoof Henrik Dussel, kelle sõnul on armastus lausa poliitika olemus. Samal joonel edasi ja kaugemale astuses väidab filosoof Marta Nussbaum, et kõik põhitunded, millele toetub eeskujulik ühiskond, tulenevad armastusest või on armastuse vormid. Sest armastus pole ainult emotsioon, vaid kätkeb endast mõtteid ja väärtusi. Haarab lisaks südamele kaasa ka pea. Ja Nussbaumi sõnul võib ilmselt
vastuvaidleja arvata ja ilmselt ta eeldavalt ka ütleb, et aga rahvad vajavad tehnilisi arvutusi, majanduslikku arvestust, sõjaväelist mõtlemist, head arvuti ja tehnoloogia kasutamise oskust. Nii et, küsib ta, rahvad vajavad neid asju, aga neil ei ole vaja südant. Neil on vaja ekspertiisi, kuid neil pole vaja selliseid igapäevaseid emotsioone nagu empaatiat, pisaraid, naeru, mida me nõuame endilt kui lapsevanemad, kui sõbrad, kui armastajad, või nagu rõõm, millega vaatleme ilu ja loodust. Kui riigid on sellised, siis võib-olla meeldiks meile elada hoopis mujal. Seega, kui me Eesti põhiseaduses ülistame vabaduse, rahu, iseseisvuse ja võrdõiguslikkuse ideid, ei saa me leppida sellega, et meie suhted johinduvad romantilise armastuse müüdist, kus valitsevad omandinstinkt, sõltuvussuhe, agressiivsus ning eksklusiivsus. Taoline vastuolu on tekitanud olukorra, kus religioossete, sotsiaalsete ja poliitiliste utoopiate kõrval, isegi nende vastu, pakub romantiline armastus meile individuaalse lahenduse. Mingil määral varjupaiga süsteemi ebaõigluse, julmuse ja ükskõiksuse vastu, kuid sellest ei piisa. Ei piisa, kui vahetame kollektiivsed utoopiad individualistlike paradiiside vastu. Sellistena oleme me ainult saarekesed ulgumerel, keda on väga kerge alistada. Ometi pole romantilise armastusega seotud õnn, kurbus, energia, pettumus, igavus, sugugi individuaalsed teemad. Enamus meist tunnevad neid ja naudivaid samu tundeid samadel põhjustel, sest see, kuidas, mida ja keda me armastame, pole puhtalt individuaalne küsimus. Me kõik oleme meid ümbritseva kultuuriruumi, majandusliku ja poliitilise süsteemi peegeldus ning seda on ka meie viis armastada. Kate Millett viitab sellisele tõsiasjale, et armastus on naiste jaoks olnud samasugune oopium nagu religioon massidele. Samal ajal, kui meie ennast salgavalt teisi armastasime, valitsesid mehed maailma ja meid. Ka Aleksandra Kollontai kirjutas sellest juba möödunud sajandi alguses. Uue naise elusiht ei saa olla romantiline armastus ja emadus. See kõik on vaid üks etapp elust ja mitte sugugi kõigi naiste jaoks. Ja siinkohal ongi tähtis rõhutada, et suhe, mis sunnib ühed teistest täiesti sõltuvateks, nii emotsionaalselt kui ka majanduslikult, see pole armastus. Sellise suhtevormi laialdasel levikul on tõsised sotsiaalpoliitilised ning majanduslikud tagajärjed. Ja siinkohal ma pean silmas loomulikult naistevastast vägivalda, misogüüniat, seksismi ja homofoobiat. Kõige selle tõttu tuleb meil rääkida armastusest. Sest romantiline armastus on ka kehaline kogemus, müüt temast pole nii püsiv ja tugev mitte seetõttu, mida me temast armame, vaid seetõttu, mida ta paneb meid tundma. Paljud loobuvad religioonimüütidest. Paljud rahvad on seda teinud, paljud ühiskonnad on seda teinud, kuid peaaegu mitte keegi armastuse omadest. Carlo Fravetti järeldab, ja ilmselt on tal õigus, et hirm üksinduse ees on intensiivsem ja taandamatum kui hirm surma ees. Armastus on meie jaoks tähtsam, sest armastus on elu. Ja elu on siin ja praegu, enne surma. Ja siin peitubki vastuolu, kogu selle soovi, tunde, utoopia Eesti riigi mõtte üle arutledes, sest nagu väidab filosoof Alain Badiou, armastus on tõeotsimise vahend ja seega tugevalt seotud inimeste vaheliste erinevuste aktsepteerimisega. Poliitikas aga on ta just sellepärast võimatu, sest poliitikas on keskne vaenlase küsimus. Teisisõnu, vastandamine. Meie nemad, eestlased, venelased. Kas meie eestlased seetõttu ei räägigi armastusest, kui räägime Eestist ja tema mõttest, sest meie identiteet on üles ehitatud vastandamisele. Kõige selle tõttu on oluline rääkida armastusest, temast mõelda, ta lahti lammutada, vabaks lasta, tegeleda selle keerulise, rasket taaka kandva, kollektiivse, individuaalse emotsiooniga poliitiliselt ning anda talle uusi tähendusi. Teha seda läbi uute lugude, uutmoodi suhete, mis baseeruvad hoolimisel, õrnusel, austusel ja vabadusel, sest inimeste vaheliste suhete teisenemisel on globaalsed tagajärjed. Tööpõld on seega palju laiem, ainuüksi riigi
ning ainuüksi riiklike institutsioonide ja sümbolite põhjalik transformatsioon on sügavama muutuse saavutamiseks tupiktee. Sest kui räägime heast elust, pole kriitika sugugi lihtne. Sest see tähendab hüljata meile nii omaks saanud juba teistega vastanduva individuaalsuse, metsiku konkurentsi ja alati kasu saamise eesmärgil tegutsemise. Siin ei käi kriitika enam ainult poliitikute ja turgude vastu, institutsioonide vastu, vaid me sihime palju avaramalt, palju kõrgemale. Me sihime oma ihule tunduvalt lähemale. Küsimus aga lõppude lõpuks ei ole ega saagi olla ainult selles, mida me teeme, vaid peab hõlmama ka selle, kuidas me seda teeme ja mille nimel, nii poliitiliselt kui ka eetiliselt. Tuleb praktiseerida teistsuguseid igapäevaseid suhtlemis- ning tegutsemisviise, luua uusi arusaamu ja tähendusi sellele, mis on meie jaoks siin riigis, selles kontekstis iseenesest mõistetav ja ihaldatav. Me peame muutma väärtuste võrgustikku ja asetama kapitali kogumise asemel keskseks teemaks elamisväärse elu võimaldamise, armastuse. Seega, meil tuleb rääkida suhetest, meil tuleb rääkida protsessidest ja institutsioonidest, milles osaleme ja mida me taas toodame. Rääkida sellest, mis toimub, olles teadlikud oma osalusest selles, mis meiega toimub. Ja armastust pole kunagi liiga palju, nagu on alati öelnud mu ema, sest selline armastus vaba toob poliitilise transformatsiooni, mitte ainult ühiskondlikes ja majanduslikes suhetes, vaid meie identiteedis, sest kui me kasutame seda sõna sagedamine, kasutame seda poliitiliselt, sest sõnal on jõul, siis me loome kollektiivsete kujutluspiltide jaoks rohkem ja teistsuguseid õnnelikke lõppe, sest meie eestlased vajame rohkem lahkust, paremat suhtlemist, rohkem kollektiivset tööd, solidaarsust ja võrgustikke, kui tahame edasi elada, kui tahame elada hästi. Michael Hart ja Antonio Negri on Spinoza tuules kinnitanud just poliitilises võtmes armastuse muutmisjõudu ja kollektiivseks teiseks saamist. Nende jaoks on armastus uue sotsiaalse ja poliitilise korralduse alternatiivne alus, uute ühiskondlike kujutluspiltide loomisjõud. Armastuseta pole elul mingit mõtet, soost, rahvusest, klassist sõltumata. Armastuseta pole elu ennastki. Ja kõige sellepärast tahan ma rääkida armastusest, teha seda Eestis ja teha seda emakeeles. Suur aitäh, ma olen kõvasti ajast üle läinud, ma vabandan, ma ei pannud tähelegi, aga ma soovin teile imeilusat ja viljakat arutlusõhtut ja suur tänu veel kord mind kuulamast ja suur tänu Eesti Kultuurikojale. Head õhtut!